no tere! Head uut aastat kõigile esiteks, alustuseks. Oleme väga pikalt eemal olnud, mingi kuid juba. Aga minu probleem oli selles, et mu telefoni mälu oli natuke halb eelmisel. Mul oli 11 Pro ja see sai kogu aeg täis ja siis mul lõpuks kadus motivatsioon ära. Sest et kui ma tegin mingi paar videot, siis see sai väga kiiresti sai mälu täis ja siis ei olnud väga pointi ja siis ühesõnaga siis ma venitasingi aasta lõpuni. Tahaks ka rääkida. Ehk siis mul on iPhone 12 mini. Kui kedagi huvitab. Ühesõnaga nüüd ma jätkan enda juttu edasi. Veel kord ma tahan soovida head uut aastat. Ja ma tean, et see... Uuesti. Sest ma tean, et see aasta tuleb väga hea aasta, sest et number 1 ja 2026. Ja kui keegi ei tea, kuidas 1 tuleb, siis 2 + 0 + 2 + 6. Numeroloogia. Ja. Kuna ma olen meil see spirituaalne inimene, siis ma tean kõike. Ma juba ootasin ammu seda uut aastat, sest et 2 aastat olid karma aastad. Ja nüüd lõpuks hakkab uus tsükkel ja ma loodan, et te kõik kasutate seda ära, sest tõesti väga hea aasta tuleb, kui te oskate ise oma võimalusi ära kasutada. Ütleme nii, sest et võimalusi on see aasta väga palju, kindlasti. Just do it! Nii ma rohkem siis ei räägi oma spirituaalset jutust, ma tean, et paljusid see üldse ei huvita ja mõnda võib-olla huvitab ka, aga nii huvitav ja põnev. Ongi, nüüd on Toni jaoks ka see väga huvitav ja põnev, sest et ta teab kõike oma elude numbritest, oma sünniaegadest, kõigist meie sobivustest. 86 sündisin. See praegu ei anna midagi, see on väike osa sellest. Tore, et sa oma sünnipäeva tead, kallis inimene. Aga jah, ühesõnaga meie tähtkuju sobivusi, ta teab nüüd kõike. Isegi kui ta ennem ei olnud spirituaalne inimene, siis ma olen ekspert. Nüüd oled ekspert, jah. Vot, aga jah, me nüüd üritame aktiivsed olla ja oleme tublid ja vot, näete meid uuel aastal natuke rohkem, ma arvan, ma loodan. Kindlasti näete, vot niimoodi peab rääkima. Mitte, et võib olla või aga või äkki või peab kindel olema. Aga me lähme vist nüüd poodi. Et siis saaks süüa kõhu täis jälle. Jah, käu siis praegu. Peace. On alati poes käies hästi võrdne tassimine. Ma hoian ühte pudelit ja Toni on oma 2 kotikesega. Strongman. Oih, jaa. Ma kogu aeg imestan, kuidas kassil on väga mugavad asendid. Igal pool peavad käpad kuskil toetama. Või pea. Praegu on käpp. Tahab vist tööd teha, kuigi täna on puhkepäev. No nii, täna on meil uus päev. Täna on uus päev. Kuna tuleb meelest ära juba. Laupäev. Uued seiklused. Ja liiga palju olen puhanud, siis mul juba läheb meelest ära, mis päev isegi on ja mis kuupäev on ja täna on 3. vist. Ja 3. seda ma tean. Aga eile meil tuli siuke lühike, sest eile me väga midagi ei teinudki, läksime koju uus, tegime süüa õhtul pastat. Spagette. Ja poloniiset. Ja veel olid mingid vana aasta õhtujäägid ka. Siiamaani on veel. Ja, sest ma olen siuke, et mulle meeldib teha palju snäkke ja siis me tegime kartulisalatit, singirulle, täidetud mune, mingid neid leivakorvikesi kanaseguga. Mida ma pidin karpima ja mida keegi ei söönud. Sõin ju. Nad läksid lihtsalt juba pehmeks, aga ma sõin neid. Neid on alles mingi mõned veel siiamaani. Millegi pärast. 2 või? Siis sa oled söönud. Aga jah, ma vahepeal arvan, et me sööme kõik ära, aga tegelikkus on see, et ma olen Toni peale lõpuks kuri, kui ta ei söö ära neid asju. Siis mulle ei meeldi ära visata. Aga ise ka ei jaksa süüa. Selleks meil on loomad ka. Jah. Sky ei saa küll kanaga asju süüa, aga noh, natuke sai salatit ja natuke liha ja natuke mune ja ta sai ka pidusöögist osa. Aga kuna meil on veel, ongi täna ja homme on vabad päevad, siis mõtlesime, et kuna me üleeile käisime Rabas, siis Rabasse ma praegu minna ei taha, sest et ma kukkusin seal. Ma isegi ei tea, kuidas nii juhtus, aga ma tegelikult tean, sest et seal oli lumine rada ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan seljakotist teed võtma. Ja teeni ma ei jõudnudki, siis ma juba ulgusin 2 sekund, sest mul oli nii valus ja mul on õiged siniked lihtsalt. Ma ei naernud, ma aitasin. Jah, Toni oli nagu oi-oi. Ühesõnaga ja loodusest on mul praegu küllalt. Ma nii väga tahtsin sinna minna ja ma praegu enam ei taha. Aga meil on kuidagi traditsiooniks saanud, et me käime aeg-ajalt Tallinnas kuskil 6 korra, 2 vahest isegi. Oleneb, eelmine kuu käisin vist 1 korra, sest ei jõudnud eriti. Aga siis me täna lähme Tallinnasse ja ma ei teagi veel, mis me täpselt teeme, aga vaatame, mis seal head pakutakse. Pealinna tiirud. Ja meile meeldib Tallinnas käia millegi pärast väga tihti. Meile meeldib IKEA, meile meeldib Ülemiste. No võiks midagi muud seekord teha ka. Üllata mind siis. No ma üritan.
aga enne Tallinnat tegime väikse kõrvalepõike. Mul ei ole siin praegu ilusaid maju näidata, aga me tulime Salmistule. Ja siin... Siin on igal poolelt ilusad. Ja, ühesõnaga siin on väga ilusad majad. Väga ilusad. Ja me siin käime aeg-ajalt läbi sõitmas, hoiame ühel majal silma peal. Lihtsalt huvi pärast. Just in case. Jälgime käiku. Jah. Aga ja väga ilus kant, väga ilus kant. Me pole veel õieti parklasse jõudnud, aga ma juba tunnen, kuidas ma lähen ketta, sest me alles käisime hiljuti ka, vist oli kas laupäev või mingi püha. Ei ole seal. Ja siis me otsisime 20 minutit parkimiskohta. Ja jube. Ma loodan, et me täna leiame kiiremini, aga nädalavahetusel on lihtsalt täiesti mõttetu käia siin. Aga mul tuli see meelde alles tee peal. Aga täna läks hästi. Meil leidsime... 30 sekundit. Peale minu seda eelmist. Tonil on täna plaan käia Ülemistes. Mis poodidesse tahtsid käia? Kõikides poodides. No mingi beebipoodidesse ei lähe praegu ja mingi kõiki ehtepoodega vist päris läbi käi, ma arvan. Mingid huvitavamad, aga nagu terve Ülemiste. Ma tahan näha, mis sellest plaanist välja tuleb, sest mul on juba vaikselt kõht tühi ja ma hakkan juba ära vesima sellest mõttest. Aga vaatame, mis tuleb välja. Elame. Aga see on jälle liiga girly. Ma pean woman olema. Aga sa oledki ju girly. No ma tean, aga ikkagi mu vanus on selline, et ma võiks juba woman life olla rohkem. Aga saab see mõelda. Niimoodi see valimine käib siin. Miks peale, jah? Ja sealt ta mul läheb. Mulle alati meeldib, et Tallinna Lindeksis on palju suurem valik kui Rakvere omas. Aga need kampsikud seekord kaubaks ei läinud, sest sellega on nii palju jamamist. Aga need püksid olid küll veel väga ilusad. Aga videost vist ei ole nii hästi aru saada, aga need läksid kuidagi nagu ideaalselt jalga. Win-win. Pluss mul tuli meelde, et Toni on veel siin fashionist ja ta väga tihti valib mulle riideid, aga see kampsik näiteks niimoodi, see on ilus. Aga mida sa ütlesid selle kohta? See ei sobi su näoga. Mu näonahaga, täpsemalt. Väga fashion guru teab täpselt, mis sobib mu näonahaga ja mis mitte. Seekord me murdsime Ülemistesse tulles oma toidutraditsiooni. Tulime cheese, pole ammu käinud. Väga ammu. Sest muidu me käime Vapis ikkagi tavaliselt, sest ma armastan krevette ja seal on väga head krevetid, aga seekord siis nii. Mis sa võtsid üldse? Kanatikka saintega. Ja see on väga hea. Ja ma võtsin, ma ei mäleta, mis ma võtsin. Kanasusoki. Vot. Head isu meeles. Head isu. Meie shopping hakkab otsa korrale saama ja ma nii väsinud juba. Me jõudsime T1. Ja. Me keerutame niipidi ka sinna on ilus taust. Mingi siuke jõuluvaip veel. Vaadake inimesed. Toni! Tulge T1. Ma pidin üllatama sind, aga ma ei üllatanudki, sest et... Me tegime ikka samu asju. Millegipärast ja söömas käisime mujal. Cheese. Me tahtsime minna sinna T1 sinna Wheeli, aga samas seal on praegu õues on nii nagu... Esiteks nüüd on pime. Aga on see ka, et kuidagi vihma sajab või seda lund sajab, siis on nii hall mass. Mitte midagi ei näe, ma arvan, taevas ei ole väga hea. Enam ei ole neid ilusaid jõulutulesi ka väga nii, et... Nojah, neid City Lights'e ka väga ei näe. Teine kord, aga me peame tagasi tulema Tallinna. Jah, sest ma leidsin mingi laheda mantli, aga seda oli S-suuru, siis ma mõtlesin, et tahaks ikka XS-i proovida ja siis nüüd on põhjus millalgi tagasi tulla, oleneb, millal see siia tuleb. Ja siis tahaks millalgi käia ikkagi teletornis ka sinnaga, et nagu õues ei ole siuke ilm, et vaadata vaateid minu arust praegu. See ei julge nagu maksta seda, kui pärast lähed sinna üles. Pime on, sinna tuleb hommikul lõuna nagu mass on ka, vaata, see hall mass, vaata, et äkki ei näe midagi. Aga noh, nüüd me ootame boosti ja... Meie tavapärane boost. Ma isegi ei tea, mis kell juba on, mingi 6 läbi vist või? Me arvasime, et läheb mingi 2-3 tundi Ülemiste peale, aga tegelikult läks mingi pea 4 isegi vist või? Ei, 5 ei ole ju. Kõik kokku on 5, ma arvan, Arvad? kui me siin lõpetame. No võib-olla. Ühesõnaga oli asjalik päev. Vot, ootame siis edasi. Ootame.
me jõudsime lõpuks koju, nii tore. Toni käis siin koeraga õues vahepeal. Ma siin sorteerisin meie videosid ja asju, aga ma vist panen homme kokku, sest homme on ka päev. Ja kes teab, mis me homme veel võime teha. Aga ma näen Aaremäe enda nõus ja need häirivad mind, aga need varsti paranevad ära. Ja Toni on lihtsalt ilus, nagu tavaliselt. Väga ilus. Ja Toni ajas habeme lõpuks ära. Näete rahvas või? Väga tore. Väga vajalik info. Mind häirib hullult meie videode puhul vahepeal see ka, et me segame üksteisele vahele, sest mõlemad tahavad midagi öelda. Me just enne sorteerisin meie eelmiseid videosid. Ja mind ajas nii närvis. Et Toni tahab midagi öelda ja ma lihtsalt näeb praegu ka. Sest minu tekst on oluline. Ja mina räägin lihtsalt edasi. Ma isegi ei lase peaaegu öelda, mida sa räägid. Saad aru? Kõik tahaks kuulda mandariinidest. Mis sa nendest rääkida tahad nii väga? Nad on vitamiiniallikad. Pommid. Vitamiinipommid. Ja kui sa nii aeglaselt räägid, siis ma ei jaksa vahel. Ma näitan, kuidas ma koorin. Okei. Selle päeva ja video lõpetuseks ma tahtsin öelda veel, et väga palju soodukaid on selles Ülemistes. Väga palju soodukaid, nii et soovitan minna. Ja kui igas poes vist oli midagi. Ja igas poes oli põhimõtteliselt midagi. Ja Toni sööb ikka jätkuvalt. Mandakad. Ja vaadake meie koera. Ta arvab, et ta on vist kass. Ta magab kogu aeg. Ta magab kogu aeg selle ääre peal, kus peaks kass magama, aga kass on kogu aeg kadunud enamuse eest. Nii et jah. Aga jah, see on minu hunnik ja see on Toni hunnik. Ma kohe näitan teile, mis ma sain. Ei, sa ei hakka kõike ju näitama. Tonist on saanud räige shopahoolik, ma tahan öelda seda, sest ma ei ole See on särk number 1. Jälle me segame vahel üksteisele. Timberland. Need särgid näevad suht garbitšid välja sellise valgusega praegu. Väga ilus on. Okay. Särk number 2. Timberland. Ma ei saa seda täispikkuses näidata, Toni. Okei, vaatame Pusa number 1. Timberland. Very cool. Ja see näeb cute välja. No pane ära juba. Järgmine. Jack and Jones. Pusa. Tavaline. Casual. Very nice. Ma näitan su nägu ka vahepeal. Reserved. Casual fit. See oli mingi 10 euri. See tegelikult näeb, sellel on mingi muster ka, aga praegu on väga halb valgus. See ainult 10 ja see oli väga ilus. Seljas nagu. Very nice. Very nice, jah. Särk number 3 äkki. Reserved. Casual. Very nice. Täna on siis meie viimane vaba päevake, pühapäev ja hommikul kuidagi oli siuke slow morning. Kuidagi ärkama. Udune on täna. Ja on küll jah, kuidagi pime tundub, aga ongi sellepärast, et vist nii udune on. Ühesõnaga jah, ma ei tea, kuidas homme on tööpäev. Ma ei tea, kuidas hommikul ärkama peaks, sest viimasel ajal me ärkame alles mingi 10. See on reaalselt haige. See on haiglane ja puhkus ikka rikub inimesed ära vahepeal. See ei taha otseselt, aga ei jaksa lihtsalt hommikul tõusta. Tööd mulle ikka meeldib teha siiamaani. Mis sa vaatad nüüd sellise nagu meeldib küll? Tegelikult hommikul mõtlesime, et me täna võib-olla ei tee midagi või no tegelikult see oli siuke kahe vahel juba eilses peale, kas me täna lähme või ei lähe. Sest et eile ma nägin kellegi stories, väga ilus on praegu Valaste juga, kes käid pole seal, peaks väga ilus olema. Väga ilus, ma juba ootan. Ja siis ühesõnaga jah, siis me ikka mõtlesime, et me ikka lähme. Sest et tegelikult väga kaua sinna ei sõida ja palju sa seal koha peal ka oled. Nii et siis on käidud, sest... Plus viimane vaba päev. Jah, siis võib ju midagi toredat veel teha. Ja kui keegi märkas seda videot vaadates, et mu jopeääred on väga mustad, siis ma ausalt... Sa tahad öelda, Toni, midagi? Su suu käis juba. Hakkasin ütlema, et meile meeldib pürada ja šokolaadi süüa. Mis asja? Väga armus. Aga ei, tegelikult ma olen ilmselt puudekreemiga tõmmanud, aga tavaliselt ma käin selle jopega niimoodi, et see on nagu trukid on ees kinni ja siis ma unustan selle probleemi, aga nüüd kuna jope on eest lahti, siis ma ise märkasin seda ja see tundub päris disgusting, nii et ma üritan nüüd ma loodan, et uue nädala jooksul jope lõpuks keemilisse viia, aga sellise... Vajalik info teile. Jaa, sest mind väga häiris ja ma pidin seda rääkima. Siin on jõhkralt palju autosid, täitsa haige. Ma arvasin, et siin on palju, aga ma ei eeldanud, et nagu nii palju. Rets.
vahepeal on päev õhtusse saanud või no tegelikult väga õhtu ei ole, mis see kell on? 5 alles, aga nii pime on, siis tundub juba oleks nagu 9. aga meie Toni jäi haigeks vahepeal. no Rain ei ravi mind. ma ravin sind ju. Kakaot tegin ka mitu tundi. sa magasid, ma ei saanud sind üles ajada. ma vahepeal olin tubli, tegin meile süüa. minu oma näeb päris, okei, need mõlemad on siuksed pool kummuli, aga see on võileivatort. ühelt poolt on suitsukanaga, teiselt poolt on singiga. nii et sa pead sööma hakkama. saad aru? no kas pead? kuidas siis tervis tuleb muidu? no pärast saab puuvilja ka. ja selline meie Toni on, kui haige on. ta isegi veel ei tea, kas ta tegelikult on haige, aga ta ütleb vahepeal, et ta ei tunne oma jalgu. see on see, kui hakkab 30 tulema. hakkavad mingid hädad ka tulema. okei, tegelikult see ei ole naljakas. ma loodan ikka, et läheb üle ja kõik saab korda ja homme on juba parem olla. Sest et tervis on kõige tähtsam ja tervis peab korras olema, on ju? Head isu sulle siis. ja mul tuli meelde, et telekas käib Potter eilsest juba. ja kuna ma olen big fänn, siis ma vaatan edasi, sest hommikul me tegelikult Naits vaatasime, aga siis me läksime välja ja siis mul läks meelest ära ja nüüd mul tuli jälle meelde. seega mu õhtu on nüüd sisustatud. palun, su tee. ma jälle midagi voodisse tuline vist või? näed, tablett ka sulle. palju tervist. et sa homme terve oleksid. tõmban meie seekordsel vlogil vaikselt otsad kokku. Tonil natuke ikkagi tervis läks halvemaks, aga õnneks ta võttis rohud sisse ja jõi seal teed natuke. ja ma loodan, et hommikul on parem olla, et läheb ikkagi üle ja ta ei jää täitsa haigeks, sest et haige ei ole tore olla. aga jah, vot, selline oli meie aasta algus, suhteliselt tegus, aga tore. ja ma loodan, et teil kõigil oli ka väga tore ja meeleolukas aasta algus ja ülejäänud aasta tuleb ka väga hea jätkuvalt, sest et peab tulema ja tulebki. vot, aga järgmise korrani.